Võiks öelda, et praegu on juba viimane aeg jõulukingituste peale mõelda, kas iseendale või oma lähedastele. Ja meie teeme tutvust ühe tõeliselt praktilise ja kasuliku jõulukingi ideega. No Mamipoti robotid on enamikele meie vaatajatele, ma usun, vägagi hästi tuttavad. Kui rääkida teie valikust, siis valikus on teil mitmeid roboteid. Kuid mis on siis selline, võiks öelda, kõige armastatum ja kõige rohkem ostetum? Kõige populaarsem mudel on siis meil Mamipoti Priivac 670 XPR musta värvi mudel. Kuna ta on Eesti kõige vaiksem, kõige tõhusam ja efektiivsem robot, siis kodupidamistes saab ta väga hästi hakkama nii koerte, kasside ja ka inimeste juuksekarjadega ja võtab neid väga hästi kinni. Ja kuidas on siis selle roboti sisse-välja lülitamisega, et väga mugav on siis, kui robot koristab, kui ise ennast kodus ei ole. Kuigi olgem ausad, Mamipoti robotiga tõesti see müratase on nii madal, et kodus kannatab ka olla, et ei ole nagu sõjalennukid kodus lendamas. Aga tahaks ikkagi ta tööle ju panna siis, kui ise oled välja läinud ja robot koristab ära, tuled puhtasse koju. Et on see võimalus olemas? Jah, Mamipoti robotiga on see võimalus olemas, et saate äpist sisse-välja lülitada ja saad ka määrata talle siis koristuskava. Et näiteks iga esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, iga hommik hakkab kell 10 koristama, teeb enda koristusring ära, läheb uuesti laadima ja siis niimoodi igapäevaselt on võimalik siis määrata talle. Aga kui kaua ta siis koristab niimoodi, et ta laadida ei ole vaja, sest kodusuurused on ju väga erinevad. Mõnel on maja, mitusada ruutu, mõnel on väike ühetoaline, kahetoaline korter, et jõuab ta siis selle pinna ära koristada? Jah, ta reeglina jõuab selle pinna ära koristada, sest ühe laadimisega suudab ta koristada peaaegu 3 tundi järjest. Ja selle 3 tunniga suudab ta ära koristada siin 100-120 ruutu. Aga kui nüüd rääkida erinevatest korrustest, sest majaomanikel on ikka see küsimus, et kui ta teisele korrusele koristama viia, siis kas ta sealt ise niimoodi võib ka alla tulla nõnda, et ta saab kahjustada? Et kui ta nüüd teisele korrusele koristama viia, siis on jah tõenäoliselt see suur oht olemas, et võib alla kukkuda. Aga kuna tal on kõik vajalikud andurid, kõrgusandur, kukkumisandurid peal, siis ta ei tohiks sealt trepist niisama naljalt alla sõita. Ja saab ka hakkama ilusti teise korruse koristamisega. Aga kuidas on siis erinevate takistustega, et mida peaks siis robot vältima? Et ilmselt sellised telefonilaadija juhtmeid ei maksa sinna ju edelema jätta, sest see robot võib selle ju sisse tõmmata. Jah, et sellised kõik juhtmed, asjad, mis teil kodus on, telefonilaadijad, mingid kaablid, need siis soovitame koristamise ajaks maast ära võtta, et robotil ei ole võimalik neid sisse süüa. Siis muidu ta võib saada mingi errori ja lõpetab töö tegemise. Et robot läheb üle siis kuni 2 sentimeetri kõrgusest takistusest, ehk siis uksepiidad ja mingid väiksemad vaibad, et saab ka nendega ilusti hakkama. Aga kuidas on siis pesufunktsiooniga, et on siis sellel kõige popimal robotil ka pesufunktsioon? Jah, sellel robotil on ka pesemisfunktsioon, et kui võtta ära sealt robotilt tolmukogumispaak, panna sinna asemele pesemispaak, siis temaga saab ka kõik põrandad ilusti ära pesta. Ja kui nüüd põrandad pestud, tolm võetud, siis kodus on ka muid pindasid, on peeglid, on klaasid, aknad, mis puhastust vajavad, et missugused abimehed on teil siis ülejäänud kodu jaoks? Et akende klaaside jaoks on meil siis teine kõige populaarsem robot, see on siis Mamipot i-Glassbot V120T. Et temaga saab pesta siis nii aknaid, peegleid, vannitosplaate, seinasi ja kõiki selliseid siledaid pindasi. Kui ta on juhtmetoitega, siis temaga võib teha ükskõik kui pikalt tööd, et saab ka hakkama kõige suuremate akendega. Aga kuna aknarobot peseb nii sise- kui välispindasid, siis mina elan ka siin 4. korrusel, tahaks ka aknaid väljas puhtaks saada, siis on see kindel, et ta sealt alla ei potsata? Jah, et kuna robot on varustatud ka turvaköiega, et kui peaks tõesti ta alla kukkuma, siis ta jääb selle turvaköie külge rippuma. Ja kui peaks olema voolukatkestus, siis robotil on sisse ehitatud aku, mis hoiab teda akna küljes kinni kuni 20 minutit. No praegu on veel selline viimane aeg jõulukinkide peale mõelda, siis mis on teil, meie vaatajatele, sellised toredad jõuluüllatused? Meil on siis jõuluüllatusteks veel, et kui ostad 2 akna pesemisrobotit, saad selle kogu komplekti 700 euroga. Et muidu ühe akna roboti tavahind on siin 399 eurot, et siis tuleb siin 100 eurot alla.
et saad ühe roboti nii endale kui ka lähedastele kingituseks. Saate meid külastada siis veebis mamipod.ee, et kõik meie müügipunktid on sealt leitavad. Need suuremad punktid on meil Tallinnas, Pärnus, Tartus ja ka Narvas. Kas pole mitte tore, kui jõululaupäeva hommikul on põrandad puhtad, aknad säravad ja ise ei ole pidanud vaeva nägema?